kommunismi ohvrite memoriaali panus meie aja ja kultuurilukku on kindlasti tunnustamist väärt ja samamoodi on tunnustamist väärt see uus avalik ruum, mis sinna on loodud. Kõigepealt inimene siseneb nii-öelda pea sissekäigust, kõrged mustad seinad rõhuvad ja ilmestavadki siis repressiooni. Ja see kujutab endast teekonda, mida pidid tegema läbi kõik need inimesed, kelle nimed on siin kirjas ja kes ei pöördunud mitte kunagi tagasi. Ja see pikk, väga karm teekond päädib õunapoiaga, mis iga inimese südames tähendab seda, et siin on turvaline, siin on hea, siin on kodu, siin on perekond ja kõikide igatsused võiks lõppeda siin oma koduaias, kus on jälle kõik hästi. Inimesed on selle, tundub kohe päris alguses nagu omaks võtnud, igaüks on leidnud siin mingeid omi tähendusi, avastanud enda jaoks mingisuguseid uusi assotsiatsioone sellega seoses, mida meie võib-olla ei ole osanudki sellesse töösse panna või esmalt ise märgata. Kas või see, et kui inimesed on tulnud kusagilt sealt Altmere poolt pikki seda tunnelit või teekonda, siis selline jahedus, mis kahe selle metalliseina vahel ja siis, kui tullakse siia koduaeda, õunaaeda, siis see temperatuuride erinevus on see, mida inimesed on tähele pannud. See väljaku ala, kus me praegu istume, selle mõte oli selline, et me arvasime, et see võiks olla nagu hoone kodupõrand. Pea iga betoonist plaat imiteerib puitlauda, puitpõrandat ja igaüks on siin, ütleme, suuremalt jaolt on igaüks oma mustriga, et me oleme ju nagu praegu kodus siin, mille ümber on õunapoed. Selle teekonna algusseina peal on üks meie jaoks väga oluline tekst. See on võib-olla ka üks selliseid võtmetekste selle memoriaali mõistmisel ja see tekst on pärit siis Paul-Eerik Rummo kirjutatud luuletusest Me hoiame nõnda ühte. Luuletuse lõppsõnad on siis järgmised, et kas oskame hoida ühte, kui heitunud mesilaspere, kas oskame hoida ühte ja minna nii läbi mere. Et vaadates tänast päeva ja kõiki neid antagonistlikke vastuolusid ühiskonnas, tundub, et seda ühte hoidmist võiks meil tunduvalt rohkem olla ja see koht, see memoriaal võiks olla ka üks selline paik, kus inimesed siis seda ühtsustunnet võiksid rohkem tajuda. Ja juba praegu tegelikult on memoriaalist kujunenud välja selline uus sihtkoht, et perega minnakse pühapäeval, käiakse seal ringi, vaadatakse, võib-olla otsitakse endale tuttavaid nimesid, aga samas väljaspool neid süngeid kõrgeid seinu on ka avalike ürituste pidamise koht või siis merevaadete nautimise koht. Ma arvan, et selle memoriaali valmimise aeg oli tegelikult viimane aeg, kui seda üldse teha, sellepärast need inimesed, kellel on nagu otsene kokkupuude nende kommunistlike repressioonidega, need on ju väga vanad inimesed, kes on tegelikult oodanud seda sellise memoriaali sündi või kohta, kus nad saaksid oma kadunuid lähedasi mälestada ju aastakümneid. Nüüd, kui ma mõtlen sellele järgmisele põlvkonnale, kes siis nüüd antud juhul on minu lapselapsed, kes on läinud alles kooli, siis ma usun, et kindlasti see järjepidevus, ajalooline mälu on noorte jaoks lihtsamini arusaadav ja tunnetatav. Sellest arusaada võib-olla, kui seda kohta ei oleks võib-olla suhteliselt palju keerulisem. See memoriaal suudab ka siduda erineva keelega inimesi, erineva panusega inimesi, erineva isikliku kogemusega inimesi. See memoriaal võiks olla just mitte ainult siis selline
kurbuse ja siis nukkurse koht, vaid selline koht, kus inimestel oleks lihtsalt hea olla selles õunaaias, jalutada, kui need õunapud suuremaks kasvavad, võib-olla siis pikutada selle õunapuu varjus, süüa neid õunu, tunda ennast siin hästi, et see võiks olla ka selline ühtekuuluvuse koht.